14. juuni 1941 oli päev, mil kodudest viidi vägivaldselt minema üle 10 000 Eesti inimese. Pooled neist hukkusid või surid nälja, kurnatuse või haiguste tõttu. Küüditamine on tänaseni osa paljude Eesti perede ajaloost. Siin Maarjamäel avati täna Eesti kommunismi ohvrite memoriaali nimekoridoris uued nimetahvlid. Hukkunute saatus selgus Eesti Mälu Instituudi uurimistöö käigus. Miks on oluline, et me seda päeva ikka ja jälle mälestame? Ma arvan päris mitmel põhjusel. Esimene kõige olulisem on, et kunagi sellised asjad enam ei korduks. Et me mäletame oma juuri, oma ajalugu, oma perekondi, neid inimesi, kes enam mäletada ei saa. Ja teiseks, kui me teame seda, mis toimub praegu näiteks Ukrainas, siis tegelikult just sellepärast, et püsiks maailmas mälestus, et nii toimetada ei tohi. Selleks, et terroriohvrite all kannatanud leiaksid oma väärilise mälestuspaiga memoriaali nimede seinal, saavad kõik kontrollida oma sugulaste andmeid ning edastada uut teavat Eesti Mälu Instituudi hallatavas e-memoriaalis. Kas sellel päeval on ka täna mingi teistsugune tähendus nende kõikide sündmuste keskel, mis maailmas toimuvad? Ja tõesti, võib-olla 20 tagasi oli meil ootust ja lootust, et see kurjus on maailmas lõppenud. Täna me näeme, et see jätkub iga päev Ukrainas, nii et kahjuks see mälestuse hoidmine meie südametes on täna aktuaalsem kui kunagi varem. Miks on oluline, et me neid päevi ikka ja jälle mälestame? Need on väga olulised ja need ei tohi mitte kunagi unustada, need on nii karmid päevad, et see on lihtsalt jube. See, mis 84 aastat tagasi tehti Eesti rahvaga, see oli vanadest ajalehtedest kirjutatuna ka nii jube, et isegi tollel ajal tookordsed inimesed ei osanud seda läbi elada ega mõista ega aru saada, veel vähem meie tänased noored. Leinapäeval kogunevad Maarjamäele ka need, kellel on olnud väga isiklik kokkupuude küüditamisega, nagu näiteks Aasa, kes küüditati Venemaale juba lapsena ja kes pidi juba noores eas läbi elama kohutavaid õudusi. Meil lihtsalt saame siin kokku, kes selle järgi on jäänud. Siit ei saa puududa. Aga kas teil on tunne ka, et sellel päeval on kuidagi teistsugune tähendus, arvestades, mis maailmas toimub? Ei ole, minu meelest on ta see, mis praegu toimub, on ka õudne, aga ega see, kui meid viidi Venemaal, ma olin nii väike laps, ma midagi ei tea, ma ainult mõtlesin, miks me oleme nälgas, miks ei ole, ma ei saanud aru, ma läksin vanaemaga koos, sest ema oli absoluut haiglas sel ajal ja siis ma ei saanud aru, keegi ei seletanud ka, miks meil süüa ei ole, miks meil jalga midagi panna ei olnud, siis kõik ei maha, osta millegi eest ei olnud. See oli nii õudne, et minu meelest võib-olla isegi see sõda praegu ei olegi nii hull, nagu meil see seal oli. Täna 84 aastat hiljem mälestame neid, kelle elud purustati ja hoiame nende lugusid elus, et mineviku kannatused ei korduks.